Hei, täna tuli lahe siis teema ülesse. Teate, ma nagu reaalselt mõtlen seda, et oleks vaid, et keegi lindistab siis seda, mis toimub minu teadvuses. Et kõik need geniaalsed avardumised, taipamised ja kõik siuke, see on lihtsalt uskumatu. Sest ma tahaks kõike seda jagada, aga selleks peaks kogu aeg lindistama. Et ma räägin, et mul võiks nagu mingi ajus olla mingi see, mis lindistab kogu aeg. Aga okei, tuleme siis ühe teema juurde, mis meil täna siis avardus või taipamine tekkis. See teema tekkis sellest, et teiste arvamustega seotult. Et mulle läheb korda, mida teised arvavad minust. Ja see on väga suur teema siis, või aktuaalne nii-öelda, sest terves maailmas on see hästi aktuaalne, et inimesed kardavad, mida teised arvavad. Ja kui tuleme nüüd selle juurde, et mina olen loonud kogu oma maailma, siis ilmselgelt minul on see. Et mida teised arvavad. Ja see teema tuli mul ülesse. Ja üks on näiteks raamatupidamise teema pealt. Et praegu, kes teab, kes on ettevõtja, siis teab, et nüüd juuni lõpuga tuleb eelmise aasta raamatupidamine kindlasti ära esitada. Aruanne ära teha. Ja ma olen seda lükanud täiega edasi. Ma ei taha seda üldse teha. Kuigi mul ei ole seal mitte midagi väga teha, sellepärast, et ega ma väga tööd teinud ei ole lapse kõrvalt nagu sellise, nagu arvete mõistes. Et mul ei ole väga seal sissekõndeid vaja teha ja nii edasi. Et mul on vist 3 arvet vaja juurde lisada. Ja mul on täiega see tõrge, et ma ei taha seda teha. Sest teema on selles, et see on mul valesti juba esimesest aastast saadik tehtud. Et mul sissekanded on valesti märgitud, mul on valesti sisse kantud laoseis näiteks. See on see, et kui ise teed on ja ise pusid, siis tekivad vead. Mitte alati, aga tekivad. Ja sellega seoses siis minu raamatupidamine näitab täiega kahjumit. Et mul on seal nagu päris suured vead sees. Jah, kõik need numbrid jooksevad nagu kokku, aga lihtsalt summad on valesti pandud, et näiteks laoseisus on tunduvalt suurema või nagu mul on laoseis, mis tegelikult vähendab mul kahjumit, sellepärast et ma ostsin omale siis ju näiteks toote sisse või toote koguse sisse ja see seisab mul laos, ehk siis tegelikult see on seisev vara. Ja see on mul nagu täiesti valesti märgitud, need summad ja kõik asjad, mis seal on. Ja siis mul ei ole veel laoseisu kõiki asju sisse märgitud. Nii et jutt käib siis füüsilistest toodetest. Ja ühesõnaga see raamatupidamine on mul nii tuksi keeratud ja see näitab mulle täiega kahjumit seal. Ja on inimesi, kes on seda käinud vaatamas ja uurimas. Ja nüüd, kui ma teen see aasta nagu uuesti veel seda raamatupidamist, täidangi oma need 3 arvekest, panen sinna lisan ära, siis näitab ikka seda sama kahjumit. Ja mul oleks vaja nagu teha täiesti uuesti kogu raamatupidamine ümber ja siis sisestada need andmed hoopis, mis siis ja siis lasta nii-öelda andagi teada, et see on valesti loodud, et nad aktsepteeriks seda, et nad ei arvestaks eelnevat sellisel kujul, nagu see on varasemalt sisse kantud, vaid arvestakski seda, mis on praeguses seisus sisse kantud, need asjad, tulemused.
mis see on? Kas sa tahad käbi? Ma annan sulle. Vaatame, uudistame käbi. Nii. Tuleme nüüd tagasi selle teema juurde. Ehk siis, et nad muudaksid ära kogu selle või aktsepteeriksid õigemini seda raamatupidamise, seda aruannet, mis ma nüüd esitan, kus siis esitangi ka eelnevate aastate nagu õige versiooni, mitte selle crap'i, mis seal kokku on keeratud nii öeldes vigade ja kõige muuga. Ei, nagu muidu on see ülilahe, sellepärast, et kuidas me muidu õpime. Ilmselgelt me õpime läbi vigade või nagu mitte alati ei pea õppima seda, aga praeguses juhus, et ma ei saaks teile jagada seda teadlikkust, mis mul tekkis, kui mul ei oleks sellist olukorda. Vähemalt mitte sellisel kujul ei saaks jagada. No nii. Ja siis sellega seoses, et ma pean seda tegema. Esiteks ma pean siis nullist alustama raamatupidamise tegemisega, mida ma üldse ei viitsi teha sellisel kujul. Eriti hakata oma nagu vigasid lappima. Siis teine teema, miks ma seda nagu üldse ei taha teha, sellepärast, et või miks see mind üldse häirib. Võikski lihtsalt alustada see aasta teen teisiti ja panengi sinna kirjakese ja mitte arvestada eelnevaid asju, et nüüd on õigesti täidetud. Nii. Aga põhiline teema, miks ma seda ei taha teha, on sellepärast, et mis on teiste arvamus. Näe, väike blondike, lollike ei osanud raamatupidamist õigesti teha. Et siis tuleb nagu sealt see, et näe, nüüd on vaja mingi süsteemis seal hakata mingeid asju laitima ja bla bla bla, et siis töötaja sealt, et see hakkab siis nii-öelda teiste, tulebki teise arvamus, et kes selle avastab või nii, et aha, okei. Ja siis mis iganes need arvamused, sealt tuleb kriitika või mis iganes. Nii. Ja teine asi on see, et see läheb avalikuks, kõik see info on avalik. Ja kuna minu elus on inimesi, kes jälgivad igasuguseid asju, millega ma tegelen, nuhivad nii-öeldes, siis selles mõistes, siis ma ei taha ka nende arvamusi kuulda või sest neil on omad arvamused ja nii edasi ja ma kardan neid arvamusi, et teiste arvamus. Ja tänu sellele ma üldse ei taha seda raamatupidamist teha, sest isegi kui ma teen lihtsalt, et kannan 3 arvet praegu sisse ja see aasta ei tee midagi, enamat ei täpsusta, ei puhasta, ei korrasta seda raamatupidamist täielikult ära, siis ikkagi on see info üleval ja siis ongi see, et sa pead teiste inimeste arvamused tulla. Nii. Ja siis tuleme tänase selle taipamise juurde. Kas ma elan iseendale või ma elan kellelegi teisele? Sest see, kui ma elan teiste arvamuste järgi, et mida teised arvavad või et mida teised või arvavad, tahavad, soovivad, ütlevad, kritiseerivad, mis iganes. Kui ma järgin seda, kui ma kardan seda, kui ma järgin ühtin sellega, siis ma ju elan tegelikult teistele. Et ma ei ela iseendale, vaid ma elan teiste elu. Ma ei ela enda elu. Sest ma elan selles kriitikas, mis nende siis sõnad on või see hirm, et issand, mida teised arvavad, kui ma käitun niimoodi või teen niimoodi või siuke. Ja teine koht, kus mul see eriti välja tuli ja miks ma üldse seda videot teen tegelikult, see teiste arvamuste teema pealt, tuligi see, et ma nägin ühte videot, kus siis naine tantsis crazy ja siis
mees oli kõrval ja tekst oli peal, et ongi, oota, las ma mõtlen, kuidas seda tõlkida. Et ongi nagu kaaslane, kes vaatab pealt, mida ma teen ja ütleb rõõmu ja uhkusega, et see on minu musi. Et see on minu kaaslane. Ja vot sellel hetkel mul tekkis samamoodi, et käis see läbi, sest mul on olnud olukordi, kus ma olen teinud seda. Ja kaaslane on nagu vaadanud mind imelikult, et no okei, noh. Jah, ma ei tea, mida teised nüüd arvavad sellest. Ja siis ma nagu nägin vaimusilmas, et sellele hetkel, kui see mu sisse tuli, see nagu kujutuspilt sellest momendist, siis ma nägin, tajusin seda, et ma ütlesin talle, et kas me elame oma elu või me elame teiste elu. Ja see oli hetk, nagu ma tabasin täiega, et kas ma elan endale või ma elan teistele. Ja musi. Joo. No nii. Vaata, mis see on. Oi. Kas ma elan teistele või ma elan iseendale? Sest kui mulle lähevad korda teiste inimeste arvamused, siis ma tegelikult elan ju neile. Ehk siis ma hoian iseennast tagasi. Ma elan sellisel kujul iseendast, nagu neile sobiks. Nagu nemad kujutavad ette, nagu nende kriitika järgi. Ehk siis kui nemad ei julge seda asja teha, mida mina teen, siis ei tohi ka mina teha. Ja vot see koht, nagu mis mõttes? See, et nemad on kadedad sellel hetkel, kui mina elan täielikult iseendana, tantsin nagu crazy, karjun täies kõrist või mis iganes asja ma teen, keerangi see raamatupidamise tuksi, siis see on minu elu. Ja see ongi minu elu ja ma käitungi nii ja ma teengi nii ja vahepeal eksin, vahepeal mitte, mis iganes. See pole nende asi, mida nad elavad minu elu. Ja ma saingi aru, et mina ei taha nende elu elada. Mina tahan oma elu elada, kus ma olengi õnnelik ja rõõmus ja tantsin nagu crazy. Kas või laua peal. Kas või baariletil. Kas või ümber tänava posti, kui tuju tuleb. Ja täiesti kama kaks, mida teised sellest arvavad. Sest ma elan enda elu. Ma elan enda elu. Ja kui nemad on endal keelanud väljendada enda kirge, enda olemust, siis see ei ole minu probleem. See on nende valik. Ja siin kohas ma saingi praegu aru, või nagu sellega seotult, et kas ma elan siis teistele või ma elan endale. Kas ma elan teiste järgi, ehk siis kus ma ei julge mitte midagi teha ja ei teegi mitte midagi, sellepärast et see ei ole nii-öeldes lubatud, nii-öeldes, kõik on lubatud siin maailmas tegelikult. Ma ei räägi nüüd teistele liiga tegemisest. Kõik, mis on armastusega seotud, armastusest tulev tegevus, läbi siis puhta tõelise armastuse on kõik lubatud. Ja siin kohas ongi see, et ma sain aru, et nagu kas ma elan iseendale või ma elan teistele. Ja mulle kohe kindlasti ei peaks korda minema teiste arvamus. Nii, ja nüüd tulles siis kõige selle juurde, siis tegelikkuses lõppkokkuvõttes kõik olen mina. Ehk siis kõik need arvamused, mis nii-öeldes teistel on minu enda arvamused. Minu enda sees olevad kriitikud, kes
ei luba iseendal olla täpselt see, kes nad on. Ehk siis minu sees need osad, need pisikesed minakesed, kes kunagi õppisid, järeldasid kuskil hetkel, et pole lubatud käituda nii või teha selliselt või ma ei tea, eksida, karjuda, joosta, nautida, elada oma olemusest. On põhjus, miks ma loon oma ellu selliseid inimesi, kes seda peegeldavad mulle. Ja läbi selle ja läbi selle kas ma elan iseendale ja vabastan enda versiooni, vanad versioonid nendest tööülesannetest, mis loovad mulle minu ellu sellised inimeste peegeldused, kes kritiseerivad mind, kes arvavad, et on patt käituda nii, nagu süda lustib, nii, nagu süda soovib. Ja ma ütlen ausalt, jah, on aeg vabastada nad töökohustustest, anda luba lasta lahti omaenda vanast versioonist, omaenda vanadest versioonidest. Kellele läks korda teiste arvamus, kellele läks korda omaenda kriitika, sisemine kriitika, kus midagi ei ole lubatud. Eksimine pole lubatud, teistmoodi käitumine pole lubatud. Aga on ju. Väga paljud inimesed teevad teistmoodi. Iseasi, kas sa nendega kohtunud oled. Ja miks sa nendega kohtunud ei ole? Sellepärast, et sa ei luba endal nendega kohtuda iseenda sees. Ja siinkohas ongi see, et teiste arvamus pole oluline, pole kunagi oluline olnud. Ja kui sulle läheb korda teise inimese arvamus, siis järelikult see sama arvamus on sinu enda sees olemas. Sina ise usud seda asja. Ja sellega seoses sulle läheb see korda. Sellega seoses sul on need inimesed, kes ütlevad sulle neid asju või käitavad vastavalt sellele või teevad järeldusi vastavalt sellele, sest nad on sinu peegeldus. Nad näitavad seda, mida sina ise enda sees usud, vähemalt mingil tasandil. See ei pruugi olla 100% tõde, mida sa usud, aga see võib olla 1%, mida sa usud ja mida sa ei taha näha, et sa usud. Ja siis on alati lihtsam süüdistada kõiki teisi. Et näe, tema teeb seda ja tema kritiseerib mind sellega ja tema ütleb mulle siis niimoodi ja niimoodi ja niimoodi. Ja see kõik. No nii. Palun. Lapsi, emme paneb siia. Ja siit tulemegi sellele, et kas ma elan nende vanade versioonide järgi oma elu või ma valin elada elu iseendana nüüd ja praegu selle versioonina, nagu ma soovin, ma tahan. Mitte selle versioonina, kes ei luba elada, luua sellest imelisest, maagilisest kohast,
olevusest, nagu ma olen. Sest ma olen alati see olnud. Lihtsalt tänases seisus ma valin ka päriselt seda näha, teadvustada ja kasutada oma seda täielikku olemust. Mitte ainult seda killukest, mida ma mingi aastaid siin arvanud, seda osakest, neid kriitika osakesi, neid versioone, kus kuskil midagi pole lubatud. Nii et kas ma elan endale või ma elan teistele? Kui ma valin elada teistele, siis ma ei näe, mis toimub minu sees, vaid näen ainult välispilti, välispeegeldust, kus kes kritiseerib, kes kohtleb ülekohtuselt ja nii edasi. Aga kui ma valin elada iseendana, tulles endasse tagasi ja nähes, et ma olen võimas olend, võimeline kõigeks. Mul on imelised oskused kõike teha ja nii edasi. Ma olen maagia ja minu jaoks on kõik lubatud. Ma võin kõike teha. Eksida, üpelda, karjuda, armastada, rääkida tõde, rääkida vale, esineda, mitte esineda, olla nähtav, mitte olla nähtav. Absoluutselt kõik. Absoluutselt kõik on lubatud. Sest ma valin olla see versioon endast, kes seda kõike on. Kelle sees puuduvad rollid, versioonid endast, kes kritiseerivad minu enda tegevusi, kes laidavad maha igasugused uitmõtted, crazy teod, elu nautimised ja kõik muu. Ma valin olla versioon iseendast, kes elab vabalt, nautides kogu kirega oma elu ja kõike, mida ma teen. Kaasa arvatud eksimist. Nii öeldes eksimist, sest tegelikult ei ole võimalik eksida, sest alati on võimalus õppida. Ja iga eksimus on põhjusega, miks sa selle loonud oled. Iga viga, iga eksimus loob sinu elus midagi sellist, mida sa soovid kogeda. Kas või see, et ma sain täna jagada teile sellist jalamist. Sellist kogemust, kus ma nägin ja taipasin, et kas ma elan teistele või ma elan iseendale, millistele osadele, millistele tegelastele ma valin elada, millisena ma valin elada. Ja ma ootan huviga, mis siit tulemas on, mis te jagate mulle, mis te peegeldate mulle. Ja aitäh, et olid siin, aitäh, et kuulasid lõpuni. Aitäh, et oled minu teekonna osa, minu kogemuste osa. Aitäh lihtsalt südamest. Ja võid vastata ka sellele küsimusele. Kas sa valid olla see versioon, kes elab teistele või valid sa olla see versioon, kes elab iseendale? Aitäh!
ja kohtume jälle. Tšau!